Tervist, minu nimi on Taavi Meinberg, töötan Riigi Infosüsteemi Ametis XD tootejuhina ja täna tutvustan teile XD andmevahetuskihti, ökosüsteemi ja selgitan, kuidas see aitab tagada efektiivse ja turvalise andmevahetuse. Meie koolituse sisu kõigepealt esimeses pooles keskendub XD ökosüsteemi vaatele, selle ülevaatele ja tutvustamaks siis XD olulisemaid põhimõtteid, muuhulgas ka XD-ga liitumist. Koolituse teises pooles me lähme tehnilisemate teemade juurde, kus võtame põhifookusesse XD turvaserveri, anname ülevaate andmevahetuse protsessist ning olulisematest turvalisuse põhimõtetest. XD ökosüsteem on siis tegelikult olemas Eestis implementeeritud, väga sügavalt ka juurdunud juba aastast 2001. XD eesmärgiks on pakkuda nii avaliku kui ka erasektori asutustele standardset karbitoodet, tehnilist lahendust, kuidas nemad saavad siis teiste asutustega teostada andmevahetust turvaliselt ja efektiivselt. XD-ga liitunud asutused jagunevad laias laastus kaheks. On asutused, kes on andmeteenuse pakkujad, nende käes on siis need infosüsteemid ja andmed, mida nad siis saavad üle XD turvaliselt teistele asutustele välja pakkuda. Infosüsteemide all saab siin näiteks ette kujutada äriregistrit või rahvastikuregistrit. Lisaks andmeteenuste pakkujatele on XD-l ka andmeteenuse tarbijad, kes on siis XD-ga liitunud asutused, kes soovivad tarbida neid andmeteenuseid, mida siis teised liikmed XD-l pakuvad. Ehk siis teha siis päringuid turvaliselt äriregistri või rahvastikuregistri või teiste registrite pihta, ilma et nad peaksid ise analüüsima, välja mõtlema, nuputama seda turvalist andmevahetuse kanalit, mille kaudu siis seda andmevahetust teostada. Ja kuigi need on kaks olulisemat rolli, milles XD liikmed saavad olla, siis need rollid ei välista üksteist. See tähendab, et asutus või ettevõte, kes on XD-ga liitunud, võib olla nii andmeteenuse pakkuja kui ka andmeteenuse tarbija. Ehk ta võib ise enda infosüsteemist või rakendusest andmeid üle XD välja pakkuda ning samal ajal teha ise ka teiste asutuste andmeteenuste pihta päringuid ja saada sealt andmeid. Kui täpsemalt rääkida XD-st ja mida see ökosüsteem endast kujutab, siis tegelikult XD ökosüsteemi all me peame silmas konkreetselt 3 erinevat XD keskkonda. Esimesena on XD EE-Dev ehk siis arenduskeskkond, mille eesmärk on siis võimaldada XD liikmetel arendada ja testida enda andmeteenuseid. See tähendab, et selles XD keskkonnas võivad andmeteenused olla natukene ebastabiilsemad, vahepeal töötavad, vahepeal ei tööta, sest neid veel arendatakse, lipitakse, lapitakse ja parandatakse. Järgmisena on meil XD EE-testkeskkond, ehk siis testkeskkond, mille eesmärk on siis võimaldada teistel XD liikmetel testida andmeteenuse tarbimist. Selles keskkonnas peaksid XD-l pakutud andmeteenused olema juba stabiilsemad, et andmeteenuseid tarbivad asutused saaksid testida enda rakenduste liidestust XD-ga ning testida siis teiste andmeteenuste pihta päringute tegemist ja vastustena saadud andmete töötlemist. Viimasena on EE ehk siis XD toodangukeskkond, mis on ainus keskkond, kus võivad liikuda päris andmed. See tähendab, et selles keskkonnas on äärmiselt oluline, et XD liikmete andmeteenused ja nende XD liidestus oleks võimalikult stabiilne, et andmevahetus oleks järjepidev, vastupidav ja ei esineks katkestusi. Tänaseks on XD-ga liitunud üle 1270 erineva asutuse, siis toodangukeskkonnaga. Toodangukeskkonnas on ühtlasi pakutud üle 4200 andmeteenuse ja igakuiselt tehakse üle 202 miljoni päringu ja vastuse ehk siis andmevahetuse XD-l. XD põhineb olulisematel põhimõtetel, millest esimene on standardne ja avatud tehnoloogiline lahendus.
X-tee ökosüsteem, see tehnoloogia selle all, seda nimetatakse X-root tehnoloogiaks ja see on täiesti vabavaraliselt kättesaadav, avatud lähtekoodiga tarkvara, mida siis iga huvitatud asutus, riik või inimene saab GitHubist leida ja seda üle vaadata. Selline avatud lähtekoodi põhimõte aitab tagada usaldus siis ökosüsteemi ja nende liikmete vahel. Järgmise olulise põhimõttena ma rõhutaksin seda, et kui me räägime X-tee andmevahetusest, siis hästi oluline element on see, et X-tee keskus, mida siis haldab ja omab Riigi Infosüsteemi Amet, keskus ei osale andmevahetuses. X-teel andmevahetus toimub liikmete vahel, ehk inglise keeles siis peer-to-peer, ja päringuid, X-teel tehtavaid päringuid kui ka vastuseid siis töötlevad need konkreetsed X-teega liitunud asutused, kes siis omavahel andmeid vahetavad, ehk siis andmeteenuse pakkuja ja andmeteenuse tarbija. Sellest tulenevalt on ka oluline põhimõte, et X-teel haldavad ligipääse andmeteenustele X-tee liikmed ise. X-tee liige, kui tema siis pakub andmeteenust, tema saab hinnata ja otsustada lõplikult, et kes võib tema pakutud andmeteenuste pihta siis päringuid teha, et kes need X-tee liikmed olla võivad. Ja selleks on ka hästi oluline, et enne kui see ligipääs X-tee andmeteenustele avatakse andmeteenuse pakkuja poolt, siis hästi oluline on, et andmeteenuse pakkuja ja andmeteenuse tarbija sõlmivad omavahel andmeteenuse kasutamise kokkuleppe, milles siis fikseeritakse ära need olulisemad põhimõtted ja tingimused, mille põhjal see andmevahetus toimub. See on oluline selleks, et mõlemal osapoolel oleks selge ülevaate nendest tingimustest. Viimasena rõhutaksin, et andmevahetus, mida üle X-tee tehakse, aitab säilitada siis nende andmete turvalisust ja tõestusväärtust. Kindlasti, kui me räägime X-teel tehtavast andmevahetusest, siis seal on hästi oluline, et ei oleks kompromiteeritud nende andmete terviklikkus, konfidentsiaalsus ega ka käideldavus ja selle tagamiseks on siis ka kõik X-teel tehtud päringud ja nende vastused digitaalselt allkirjastatud ning ajatembeldatatud. Edasi kajastaks X-teega liitumist, et mida tähendab X-teega liitumine ja milliseid samme peab siis asutus läbima, et ennast liidestada selle andmevahetuskihiga. Esimese sammuna neist 3 olulisest sammust on liitumislepingu sõlmimine. Seda saab teha asutuse esindusõiguslik või selleks volitatud isik läbi X-tee iseteeninduskeskkonna, mis on saadaval xide-tee.ee lehel ning selles keskkonnas ta saab tutvuda X-tee liitumislepinguga, kus siis on sätestatud X-tee ökosüsteemi tingimused ja muud olulised elemendid, saab sellega tutvuda ja allkirjastada ning peale dokumendi allkirjastamist, lepingu allkirjastamist, lisatakse tema asutus X-teele kõikidesse keskkondadesse. Peale liitumislepingu sõlmimist peab X-tee liige endale kasutusele võtma siis sellise standardkomponendi nagu X-tee turvaserver. See on tarkvaraline komponent, mis siis võimaldab X-teega liitunud asutusel ja tema infosüsteemidel või siis rakendustel teha päringuid või pakkuda andmeteenuseid üle X-tee. Seda komponenti saab ise paigaldada või seda saab teenusena sisse osta mõnelt teiselt asutuselt ja turvaserverist me räägime täpsemalt, tehnilisemalt, põhjalikumalt natukese aja pärast. Viimaseks, 3. sammuks on siis välja toodud andmeteenuse pakkujatega suhtlemine, nagu ma mainisin, siis tegelikult andmevahetus X-teel toimub 2 konkreetse asutuse vahel ning andmeteenustele ligipääs annab ikkagi lõpuks andmeteenuse pakkuja. See tähendab, et kui asutus on liitumislepingu sõlminud, on enda kasutusse võtnud turvaserveri, siis ta peab suhtlema nende andmeteenuste pakkujatega, kelle andmeteenuseid ta tarbida soovib, tutvuma nende andmeteenuste teenustingimustega ja siis sõlmima andmeteenuse kasutamise kokkuleppe, mille alusel talle andmeteenused avatakse.
ja nagu ma lubasin, siis XD turvaserver on, räägime sellest nüüd natuke põhjalikumalt, see on siis see karbitoode, nii-öelda standardkomponent, mis on siis XD-ga liitunud asutuse jaoks kui gateway või siis liides XD-le. Selle turvaserveri eesmärgiks on võimaldada XD liikmel siis turvaliselt andmeid vahetada teiste XD liikmete turvaserveritega, võtta selle asutuse rakenduselt või infosüsteemilt päringuid sisse, edastada nad teise XD liikme turvaserverile ning tagastada sama ahelat pidi ka päringu vastused. Seda tarkvara saab paigaldada tavalisele Ubuntu serverile ning kui turvaserveri kaudu andmeteenuse päringuid teha, siis kõigepealt turvaserver võtab päringu rakendusest või infosüsteemist sisse, vaatab selle sisu järgi, kellele ta peab päringu edastama ning edastab siis selle üle XD andmeteenuse pakkujale. Ja vastus tuleb siis sama ahelat pidi tagasi. Andmeteenust pakkudes on võimalik turvaserveris ära kirjeldada enda andmeteenuse või turvaserverisse lisada andmeteenuse kirjeldus, SOAP tüüpi andmeteenuste puhul siis VSTL-i dokument või tänapäeval moodsamate andmeteenuste puhul siis REST-i teenuse kirjeldus, OpenAPI definitsioon. Ja kui see importida turvaserverisse, siis see aitab luua seose siis turvaserveri ja andmeteenuse rakenduse või siis infosüsteemi otspunktide vahel. Ehk importides seda teenuse kirjeldust saab publitseerida enda rakenduse või infosüsteemi konkreetseid otspunkte, kuhu pihta XD-lt tulevad päringud suunatakse. Ja põgusalt ka natukene andmeteenusest, et mida see endast siis kujutab, et kõige lihtsam sellest mõelda ongi kui infosüsteemi või rakenduse otspunkt, mille pihta päringut tehes väljastatakse päringule vastus. Kõige standardsem näide sellest on näiteks REST API põhised otspunktid, et XD andmeteenus lihtsalt ongi XD-l turvaserveri kaudu publitseeritud otspunktide kirjeldus. Ja kuidas need päringud siis andmeteenuse pärijalt andmeteenuse pakkuja suunas liiguvad, seda me vaatame ka kohe varsti. Aga kõigepealt rõhutaks üle olulisemad turvalisuse põhimõtted, et kui me räägime siin tegelikult XD andmevahetusest, siis mis teeb selle andmevahetuse nii turvaliseks? XD turvaserver kasutab turvalisuse tagamiseks kahte olulist XD spetsiifilist sertifikaati, milleks siis esmalt on autentimise sertifikaat, mida turvaserverid siis kasutavad üksteise autentimiseks, ehk päringut tehes nad tõestavad ära, et kes nad on, ja see informatsioon siis valideeritakse XD keskuses kirjeldatud informatsiooni vastu. XD e-templi sertifikaati kasutavad turvaserverid päringute allkirjastamiseks ja e-templi sertifikaat tegelikult väljastatakse XD-ga liitunud asutusele, ehk see on konkreetse asutusega seotud sertifikaat, ja turvaserver kasutab seda sertifikaati, et kõik turvaserveri kaudu tehtud päringud ja vastused digitaalselt allkirjastada. Ühtlasi need päringud lisaks siis sellele, et nad on digitaalselt allkirjastatud, need ka ajatembeldatatakse ja need kaks olulist põhimõtet aitavad tagada, et kõik XD kaudu vahetatud andmed, kõikide andmete puhul oleks võimalik tuvastada, kes asutus, kes XD liige sellise päringu või vastuse genereeris ja mis ajahetkel seda tehti, sest kõik päringud vastused on ajatembeldatud. Ühtlasi, kui me räägime turvaserveri ja rakenduse või siis infosüsteemi vahelisest suhtlusest, mis jääb väljapoole XD-d, kuna XD nii-öelda suhtlus on turvaserverist turvaserverisse, siis turvaserveri ja rakenduse vaheline suhtlus on turvaline, kui seadistada turvaserveri ja rakenduse või infosüsteemi vahel siis MTLS-ühendus. See tähendab, et turvaserver usaldab ainult neid sisse tulevaid päringuid, mida teeb konkreetne rakendus, mille sertifikaat, TLS-sertifikaat on turvaserverisse lisatud. Seda
kõike seda põhimõtet, ülevaadet aitab illustreerida pilt andmevahetusest, kus siis on välja toodud 6 olulisemat sammu ja kuigi andmevahetus ise tegelikult kaasab ka päris mitu muud olulist elementi, siis antud pildil on kuvatud see kõige olulisem, mis on siis liikmevaheline suhtlus, ehk siis andmeteenuse pärijalt, kes on asutus A, andmeteenuse pakkuja, kes on asutus B, pihta päringu tegemist. Nagu pildi peal näha, siis päringu algatab, päringu teeb kõigepealt mõni rakendus, mis kuulub asutusele A, mis on tema taristus, see on väljaspool XD-d. Päring tehakse siis, sõltub kas SOAP või REST päring tehakse turvaserveri pihta, mis on samuti registreeritud asutusele A, tema poolt siis kasutuses olevale turvaserverile, mis siis edastab päringus kirjeldatud info alusel selle asutus B ehk andmeteenuse pakkuja turvaserverile, mis siis omakorda suunab selle päringu konkreetse infosüsteemi või rakenduse andmeteenuse pihta, mille põhjal see genereerib vastuse ja see tuleb siis analoogset ahelat pidi tagasi. Ja nagu rõhutatud, siis kõik need päringud ja vastused on digitaalselt allkirjastatud ja ajatembeldatatud. Minnes nüüd natukene tehnilisemaks, siis siin pildil on kuvatud selline lihtne kirjeldus või ülevaade näidispäringust, mis on siis SOAP tüüpi andmeteenuse päring ja kindlasti saab kasutada teha ka REST-põhiseid andmepäringuid, aga SOAP-i puhul lihtsalt struktuur on visuaalselt selgem. Et kui vaadata pildil kirjeldatud informatsiooni, siis päring koosneb 3 olulisemast elemendist. 2 neist asuvad päringu päises, milleks on siis esimene plokk, kus on näha X-Row client informatsioon. See on siis informatsioon, mis kirjeldab selle andmeteenuse päringu tegijat. Ehk konkreetne asutus, eelmise pildi põhjal asutus A, kes tahab siis mõne teise XD-ga liitunud asutuse andmeteenuse pihta päringut teha. Seal kirjeldatakse ära muuhulgas ka siis selle päringu tegija registrikood, nii nagu see äriregistris kirjeldatud on. Järgmine plokk, X-Row service, on mõeldud siis kirjeldamaks XD andmeteenuse pakkujat, kelle pihta või kelle pakutud andmeteenuse suunas see päring tehakse, ja seal on lisaks asutuse infole samamoodi registrikood kirjeldatud ka see konkreetne teenusekood, mille pihta siis päring tehakse. Näiteks mõni konkreetne metsaregistri või rahvastikuregistri või muu sellise andmeteenus või otspunkt. Lisaks olulise elemendina selles päringus, mis on päisest väljas, on keha element ehk siis see päringu sisu, mis edastatakse andmeteenusele, mille põhjal ta genereerib vastuse, võtab selle sisendina sisse, genereerib sellele vastuse ja paneb siis oma vastuspäringuga tagasi. Siis body elemendis on, keha elemendis on kirjeldatud siis päringu andmed ja tegelikud vastusandmed. Ja kui nüüd on antud ülevaade, kuidas kuidas XD nagu töötab, ja mida see endast täpsemalt kujutab, siis kuidas aitab XD-ga liitumine või liidestumine muuta äriprotsesse efektiivsemaks ja tõhusamaks. Nagu ma koolituse alguses mainisin, siis tegelikult XD-l on pakutud üle 4200 andmeteenuse ja sellise mitmekesise valiku tagamine aitab tagada seda, et kui sinu äriprotsessis, kui nii-öelda asutuse poolt loodavas äriprotsessis on vaja kliendi käest küsida andmeid, siis võib-olla need andmed on juba mõne teise XD liikme poolt publitseeritud XD andmeteenusena ja äriprotsessis saab lihtsalt küsida need andmed turvaliselt üle XD, ilma et peaks välja mõtlema mingit enda andmevahetuskanalit või ilma et peaks paluma siis äriprotsessis kasutaja või kliendi rollis oleval tegelasel need andmed ise ära kirjeldada. Ehk selline efektiivne, kiire infovahetus aitab tõhustada äriprotsesse, sest miks andmeid küsida, kui need on juba XD-l pakutud. Ja lühidalt siis kokkuvõttes XD-ga liitumine, XD implementeerimine
Tähendab seda, et enam ei pea mõtlema sellest, kuidas neid andmeid saab, kas kliendi käest küsida, kasutaja käest küsida, ise mingi andmevahetuskanal välja töötada, vaid see lubab juba mõelda sellele, et okei, ökosüsteemis on täna pakutud siuksed andmeteenused, siuksed andmed, mida me nendega teha saame, kuidas me saame, see aitab keskenduda sellele, kuidas me saame oma äriprotsesse muuta tõhusamaks läbi andmete taaskasutuse, läbi standardsete lahenduste implementeerimise, et neid andmeid turvaliselt pärida. See on minu poolt kõik, suur aitäh kuulamast ja rohkem infot koolituse kohta leiate Arenduskeskused kodulehelt.